Tere hommikust! Ma pean olema teiega virtuaalselt, ei saa kahjuks olla füüsiliselt. Olen Brent Mittelstadt, andmeetika poliitika professor Oxfordi Interneti instituudis. Olen ka Weizenbaumi instituudi juhtivteadur ja olen väga õnnelik, et saan teiega rääkida teile täna tehisaruga seonduvast eetika küsimustest ja kuidas muuta tehisaru õiglasemaks. Ma annan teile mõned põhipunktid, räägin põhiprintsiipidest, mida selle teema puhul meeles pidada. Ja ma ei ole üllatunud, mind ei üllata, et see teema muutub üha olulisemaks, sest et need probleemid on üha suuremad ja me peame midagi selles osas ette võtma. Aga kui me mõtleme sellele, mis on olnud see taust, kust me oleme tulnud, siis uurijale või teadlasele on alati väga huvitav vaadata, kuidas see teema on ajalooliselt kujunenud ja see ühiskonnas muutus see oluliseks teemaks siis, kui me nägime, et ettevõtted koostavad eetikapoliitikaid ja suured tehnoloogiafirmad näitasid, kui huvitatud nad on eetikast, nad said aru, et firmad nagu Google AI, Partnership on AI, Microsoft, IBM, kõik nad kinnitavad, et see eetika küsimused on väga olulised nende äritegevusele. Ja aastate jooksul on ettevõtted, ka organisatsioonid koostanud sadu tuhandeid selliseid eetika reeglistikke või koodekseid ja seal on väga palju häid mõtteid, nii et see eesmärk on olnud väga hea, et kuidas muuta tehnoloogia inimesele sõbralikumaks, aga seda peaks natuke vaatama sellises lihtsustatud võtmes ja mitmed väljapaistvad eksperdid ja teadlased on selles osas samuti läbi viinud uuringuid ja püüdes kõike seda teemat kokku võtta, siis teadlased on leidnud, et tehisaru eetikal on neli põhimõtet, millest me võiksime lähtuda: inimautonoomia austamine, kahjud tõkestamine, õiglus ja samuti universaalsus, et need printsiibid oleksid võimalikult universaalsed. Mida me saame nende põhimõtete alusel järeldada, on see, et meil on erinevad tõlgendused, mis võivad muutuda või erineda vastavalt siis nende autorite seisukohtadele või siis võib öelda ka eesmärkidele. Ja need erinevad tõlgendused viivad erinevatele siis lähenemistele, siis lähenetakse nende põhimõtete rakendusele erineval viisil ja see on samuti arusaadav, sest see teema on tegelikult väga keeruline. Aga näiteks kui me räägime õiglusest, siis me saame rääkida individuaalsest tasandist või siis rühmatasandist. Näiteks, kui me tahame värvata inimest, siis keda me peaks värbama ja milline
otsus on õiglane. Kas me vaatame nii-öelda inimest eraldi või siis vaatame laiemalt, mis rühma kuulub, millised on sellised üldised kuuluvustunnused. Ja siin on see näide on just sellel teemal, et kui raske on tegelikult neid küsimusi, seal ei ole ühte tõlgendust ja neid peab nii-öelda vaatama üldiselt avatud meeltega, kuidas see seondub siin järelevalve poolega näiteks, kuidas riik sellega tegeleb. Kuidas õiglane tehisaru, mis oleks siis, pakub kõigile võrdseid võimalusi ühitada Euroopa Liidu õigusega, et siin see on selles mõttes väga oluline teema, kuidas neid olemasolevaid regulatsioone sobitada ja milliseid uusi regulatsioone on vaja, nii et ma olen selles töös osalenud ühe autorina ja me oleme siin koostanud erinevaid aruandeid. Ehk siis, kus me just vaatasime masinõppe kaalutatust ja vaatasime seda läbi siis selle õiglase mõiste aspekti. Vaatasime siis õiguslikku mõõdet, vaatasime, kuidas see praegune õigusraamistik siis sobitub või kuidas ta on kooskõlas selle praktiliste rakendustega. Kas see praktika on õiglane või mitte? Üks küsimus, mida me vaatasime, kas siin on olemas Euroopa tasandil sellised ühtsed põhimõtted ja reeglistikud, mida me saame siin rakendada ja millest saame lähtuda, mida me leidsime ja mida me leidsime on see, et me nägime, et Euroopa kohtul on väga põhjalik eeldus selles osas tehtud, et me saame lähtuda kohtu otsustest ja me nii-öelda võtsime selle standardiks ja lähtusime nendest põhimõtetest. Ma tahaks ka rääkida ühest teisest uuringust ja aruandest, mida me tegime, kus me vaatasime just õigluse mõistet tehnilisest aspektist ja seda, kuidas, et kui me räägime võrdsest ja õiglasest süsteemist, siis kuidas see sobitub siis olemasolevate mehhanismidega. Ma alustuseks räägiks teile sellest, et see, kui me räägime mittediskrimineerimise reeglistikust, siis selle eesmärgiks Euroopa Liidus on vähendada ühiskonnas ebavõrdsust ja see on nagu siis õiglase kohtu mõistja teema, et kus vend ja õde vaidlevad selle üle, kes peaks saama tordist suurema lõigu, siis küsimus on see, kuidas me selle otsuse teeme, ehk siis mis on need eeldused ja millest me juhindume. Ja see just mõjutab, see näitab seda, kui erinevalt me käsitleme mõistet, mis on õiglane. Võib-olla õde pole
üks neist pole mitu päeva söönud ja see tegelikult muudab kogu seda olukorda, ehk siis milliseid tingimusi me peame selles osas arvesse võtma. Nii et Euroopa Liidu siis õigusaktid, mille eesmärk on siis vähendada diskrimineerimist, siis seal on see põhimõte on selles, et me peame ka mitte ainult rääkima võrdsusest kui sellisest formaalsest dimensioonist, aga ka sellist olemuslikust võrdsusest. Me räägime võimaluste võrdsusest ehk siis võrdsetest võimalusest, ehk siis me peame ka reaalselt tagama, et siis me tagame inimestele võrdsed võimalused ja samamoodi ka tulemuste võrdsuse. See on siis selline positiivne meede. Nii et jah, reaalsus on see, et osad inimesed siis saavad tordist suurema tüki kui teised, aga eesmärgiks, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu tasandil on see, et ikkagi see võrdõiguslikkus oleks ikkagi tagatud. Ja need on kaks põhimõttelist asja ja me kaardistasime need põhimõtted, kasutades matemaatilisi definitsioone. Seda tegid tehisaru ja masinaõppe uurijad. Kuidas defineerida õiglust, seda meetrikat ja see eristab erinevaid õigluse meetrikaid, kasutades matemaatilisi mudeleid ja millised oleksid kallutatused. Nii et kallutatus on see, kus vaadatakse veamäärasid, aga me tahame säilitada seda veamäära teatud perioodi vältel ja toon näite, et me säilitame nagu selliste teatud ebatäpsuse või kallutatuse. Ja siin on need meetrikad, mida meie uurijad ka kasutavad. Ja siis see kallutatuse ümberkujundamine on teine punkt. Me tahame ümber kujundada seda kallutatust, mida me näeme testandmetes ja see suur erinevus nende kahe grupi vahel, et kui me räägime selle kallutatuse säilitamisest, siis me püüame seda veamäära alal hoida, säilitades sellise neutraalse lähtepunkti ja võtame nii-öelda selle kallutatuse justkui tõsiasjana, aga nüüd, kui kallutatust transformeeritakse, ümber kujundatakse, siis kas me sunnime arendajad, testijad langetama otsuse, et kas see kallutatus, mis on leidnud, kas on õigustatud või mitte, aga mida me tegime edasi, me kaardistasime need kategooriad ja see on ka üles märgitud nüüd Euroopa Liidu mittediskrimineerimise seaduses, et kallutatuse säilitamine, kallutamise transformeerimine. Nii et probleem, kui me räägime nüüd mittediskrimineerimise seadusest, kui eesmärk seadusel on luua võrdõiguslikkusel baseeruv ühiskond, siis kui me kasutate seda bias preserving või kallutatuse säilitamise põhimõtet, siis te järgite õiglust või õiguspärasust, aga see jääb sellisele ebakindlale pinnasele. Nii et see on tõesti
suur probleem ja see on ka põhiline erinevus selle õigluse või meetrika vahel selles valdkonnas, uurimisvaldkonnas ja kui te olete huvitatud, et sellest veel rohkem rääkida, siis tuleks süveneda nüüd kallutatuse transformeerimise faktile. Ja siis vaatasime läbi kõik ükshaaval ja leidsime 13-12, mis on siis kallutatust säilitavad ja bias preserving meetrikad. Aga pole ka üllatav, et me selle leidsime, sellepärast et selles valdkonnas on palju tööd tehtud Ameerikas, kus nende mittediskrimineerimise seadus on hoopis teistsuguste alustega. Nüüd, kui me kasutame erinevaid meetrikaid, rakendame neid erinevalt selleks, et langetada nendes küsimustes otsuseid. Ma ütleksin, et see bias preserving, see on väga kasulik näiteks diagnostikas, uurimises, väga kasulik ka siis, kui te tahate üldse tuvastada tehisaru kallutatust. Fundamentaalselt tähendab see seda, et kui te vaatate või kuidas muuta tehisaru süsteemi otsuste langetamist, siis et see bias preserving kallutatuse transformeerimise meetrika oleks kasulikum. Nüüd teine töö, kuidas me saame vältida kahju ja probleem on selles, et kui mingil põhjusel see väga mitmetahuline, keeruline õigluse mõiste on ülemäära lihtsustatud ja me ju tegeleme tehisajuga, mille taga on arvud, arvutuskäigud, aga samamoodi me rakendame kvalitatiivseid kontseptsioone. Nii et meil on väga sellised lihtsad matemaatilised tõlgendused, milline on see fairness, kas on grupi õigsus ja me tahame, et see erinevates demograafilistes gruppide kohtamine oleks võrdne. Aga kuidas seda praktikasse panna, ehk siis natukene tasandatakse seda põhimõtet ja küllaltki suvaliselt luuakse tehisarusüsteeme, mis võimaldavad neid erinevaid elanikkonnagruppe käsitleda võrdselt. Ehk siis me läheneme või lähtume kõige kehvemas olukorras olevast elanikkonnagrupist, natukene lihtsustame seda süsteemi. Aga see on ka problemaatiline, kuidas avaldada õiglus, sellepärast et enamasti on ju ka muid variante. See ei ole ainukene asi, kuidas tagada õiglust. Siin see on küll kõige lihtsam, et me kuidagi nagu tasandame või lihtsustame. See ei nõua lisaandmete kogumist või ressursside juurde leidmist. See on lihtsalt rakendatav kõikidele elanikkonnagruppidele võrdselt. Ja kuidas me seda teeme praktikas, kus on tehisaruga ja masinõppega tegemist, me püüame mudelite kvaliteeti parandada. Ja teiseks, me ka vaatame gruppide käitumist. Võtame nüüd tehisarusüsteemi, mida rakendatakse nahavähi screeningus. Siin on ka problemaatiline, et tõesti tehisaru päriselus seda teeb, aga tumedama nahaga inimeste puhul see süsteem ei tööta nii hästi ja seetõttu jäävad kahe silma vahele ka vähikolded. Ja selleks on ka palju põhjusi, kuid see vastab tõele, et see nii on. Ehk siis, kui me nüüd
rakendame seda süsteemi. Meil on süsteem, mis klassifitseerib meie patsiente, kes on kõrgema riskiga, kes on madalama riskiga, ja siis annab meile kindluse tunne, et me saame mõõta seda riski. Ja kõigepealt see süsteem võtab mõned patsiendid, kelle suhtes ei ole kindlust, need liigutatakse siis madala riskiga grupist kõrge riskiga gruppidesse. Aga mis puudutab nüüd õiglust, siis me pigem läheneme ettevaatusega ja ütleme, et on nahavähi võimalus tulevikus, kuna kui meil on see vale positiivne tulemus, siis me võib-olla sunnime patsienti veel lisaskriiningutele, selleks on vaja ressurssi ja patsient tõenäoliselt saabki tulevikus selle vähidiagnoosi. And the reason that we do this to the ones that ja see, kuidas me teeme seda, on see, et me nende puhul, kellel on meil on, millega kaasnevad kõige väiksemad kulud ja kus me oleme võimaliku vea suhtes kõige vähem kindlad, siis me võtame siis heleda nahaga inimesed, kus meil on võib-olla kõige täpsemad uurimistulemused ja siis me saame läheneda potentsiaalsele kahjule, milleks on siis nahavähk erineval viisil. Me ei taha olukorda, kus me ei kutsu uuringule inimest, kellel on kõige kõrgem nahavähki haigestumise risk ja miks me seda teeme, on see, et matemaatiliselt ei ole me mitte ei lülita ümber madalalt riskilt kõrgele riskile, aga meil on väga lihtne käsitlus sellest, mis on õiglane ja mis tähendab seda, et kui me võrdselt kutsume mõlema grupi patsiente meie uuringutele, siis me saavutame sellega kõige parema tulemuse. Nii et see on selline matemaatiline lähenemine, see on selline võib-olla lühitee või shortcut, aga see on selles mõttes teaduslikust seisukohast on see kõige rohkem põhjendatud ja ka kõige õiglasem. Ja see, mida me ka, milleni me jõudsime, oli see, et kui me kasutame erinevaid metoodikat, erinevaid mudeleid, et jõuda nende õigluse osas nendele tulemustele, mis me oleme seadnud eesmärgiks, siis me oleme kasutanud siis neid tasandamiseks aga ja me rääkisime juba ka selleks, et miks tasandamine on kahjulik või miks seal on negatiivsed kõrvalmõjud. Siin on nii sotsiaalsed kui ka muud seosed, mida me saame kasutada tasandamiseks ja tasandamine tähendab ka seda, et me mingite inimrühmade puhul teeme neile ülekohut, võib-olla me ei luba neil kasutada mingeid võimalusi, millele neil oleks õigus ja kasutades tasandamist, siis me nii-öelda keelame neil juurdepääsu sellistele võimalustele, aga nagu me ütleme, siis kui me tahame õiglast süsteemi, siis me peame tegema ka mingeid kompromisse ja mis on huvitav, on see, et tasandamist sellisest õigusperspektiivist või õiguse seisukohast seal on väga erinevad tõlgendused, kas see on põhjendatud või mitte põhjendatud, nii et siis selles mõttes see on näiteks
on juhtumeid, kus koole on siis kaevatud kohtusse diskrimineerimise pähel. Ja aga nagu ma ütlesin, siis palju sellest on Põhja-Ameerika praktika baasil, et seal selles mõttes on seal erinevused meie Euroopa Liidu õigussüsteemi ja Põhja-Ameerika, Põhja-USA süsteemi vahel ja näiteks ujulate puhul, kus seal on ka üheks osapooleks on ka siis kohalikud omavalitsused, kui meil on avalikud sellised ujulad, kas USA-st väljaspool on ka siis olnud, Ühendkuningriigis on olnud ka juhtumeid, kus on aktsepteeritud tasandamispõhimõtte rakendamist ja advokaadibürood on seisukohal, et see on õiguslikult põhjendatud. Näiteks üks põhjendus, mida nad toovad, on see, et see kõrvaldab ebaõiglase ajaloolise eelise või eelistuse ehk nad siis ka õigustavad seda ühiskonna huvidega nii-öelda kodaniku tasandil ja seal selliseid põhjendusi on veel teisigi. Et tasandil võib olla põhjendatud ka sellisel juhul, kui me tahame rõhutada, et tehisarusüsteem on ebaõiglane, on kallutatud ja kui me nii-öelda püüame seda teha enne süsteemi rakendamist, siis et see on ka üks selline kodaniku ühiskonna tahte avaldamise vorm. Kas tasandamist saab õigustada, kui meie eesmärgiks on tagada, et tehisaru oleks õiglane, et siin on probleemiks on see, et meil ei ole väga palju kogemust, millele toetuda, kus me saame öelda, et see on ka praktikas õigustatud, tasandamine on ka praktikas õigustatud. Teine probleem on see, et kaldutakse üle lihtsustama ja üldistama tulemuste väärtust. Jah, kui me räägime nahavähist ja nahavähi probleemist, siis see on kahtlemata toob kasu kõigile ühiskonna liikmetele, kui meil on selles osas õige lähenemine, aga siin on praktikas on ka teisi lähenemisi ja ka teine probleem on see, et selline võimalus muudatusi tegelikult realiseerida nad on piiratud, ehk siis väga sageli näiteks süsteemid, mis on kasutusel tervishoius, et sealt süsteemide muutmine võib olla väga keeruline, need on väga suured süsteemid ja seal peab olema tõesti väga põhjendatud vajadus muudatuseks. Meie ettepanek on see, et me mitte ei peaks saavutama siis õiglust läbi nii-öelda tasandamise, võrdsustamise. Üks, mida me peaksime tegema, on see, et me peaksime vaatama nii-öelda olukorrale siis, mis on need põhjused, siis probleemi taga olevad põhjused
et kus me, kas siis võrdsuse nõudmine on antud juhul kõige õigustatum lähenemine või mitte. Me peaksime siis analüüsima seda, kas võrdsustamise tulemusena saavutatud olukord on õiglasem kui enne seda. Ja kas ta siis, nagu ma ütlen, siin on väga palju veel uurida ja koguda andmeid, et me saame neid mudeleid ka efektiivselt rakendada. Ja see on minu tänane ettekanne, suur tänu. Ma loodan, et selline virtuaalne ettekanne teile meeldis. Kui te soovite seda meie vestlust jätkata, siis siin on minu meili aadress. Suur tänu!